Nii, tagasi. me oleme tagasi. Kuradi perverdid. Reaalselt Teile meeldis? teile meeldis. You naughty. Kõik olete nootid. Täpselt. Ei, aga see on väga tore. Muidugi, väga tore. Peabki meeldima. Et jah, muidu elu tulebki huvitavaks teha, onju. Muidu on igav. Jah, täpselt. Nii et teeme siis teise osa veel teile. Ja. Natuke on meil veel jäänud ette lugeda neid fetišivärke ja siis mis need teised asjad olid? Seksifaktid või? Ja. Siis me võtame need ette. Jah. Ja siis järgmises osas saate veel seksifakte. Need teile meeldivad, nii et palun väga. Davai, hakkame pihta. No nii. Kuhu me siis jäime tookord? Sul vahepeal on midagi tulnud endal ette? Mis sulle meeldiks fetišiga seoses? Ei ole. Mina, ma käin pühapäeviti kirikus ja mul ei tule siin midagi ette. Imedased äkki all. Muidugi. Sul on või? Nii. Mis küsid niimoodi siis? Ma ei tea ju. Vaat. Nagu öeldakse, et igas naljas on natuke tõde, siis igas küsimuses on ka natuke ivakest sees. Jah. Jah. Nii, meil jäi siis pooleli sellise koha peal nagu spetsiifilised või ekstreemsed fetišid. No vaatame siis, kui ekstreemsed need on. No. Ja eks me siis arutame kaasa, et kuidas meil nende asjadega on. ASMR fetiš. Teatud hääled või sosinad võivad erutada. Praegu on jah, mitte praegu, aga tegelikult varasemalt oli vaata TikTokis mega populaarne need ASMR-i värgid. Kõik tegid. Aga ma ei tea, mul nagu, ta on jah, siuke nagu selles mõttes, et ta on mõnus, et kui sa tahad magama jääda, siis keegi sosistab, vaata mingi. Issand, see ajab nii närvi. See nagu mingi hullumaja, mingi ära tatista jälle selle tuti peale. See on sul nagu selleks normaalsuseks saanud juba, vaata. Iga kord see mingi kergelt tuleb. Et mul on kuidagi see, et kui nad teevad seda ASMR-i, siis nagu mind läheb nagu närvi see. Ma ei tea, see on kuidagi nii veider. Siuke. No muidugi paljudele meeldib, on ju, sellepärast muidu nad ei vaataks seda. Tõsi. See keegi mingi teeb seal mingid asju, on ju. Küüntega vaata vastu mikrit niimoodi. Jah. Niimoodi. Ära siin pullid, et mõnel läheb kohe tilgikki ja punama. Ei tea, kuhu poole. Aga jah, ei, mind nagu närvi ei aja, aga nagu ta ei ole ka mingi siuke, et ma nüüd otsin üles ja kuulan. Kui ta tuleb ette, siis ma natuke aega mingi 10-15 sekki võib-olla viitsin seal kuulata ja siis mul juba viskab kolli üle ja siis ma tahan pigem neid Shani Howell näha. Tegelikult on ju, okei. Jaa. Crushing fetiš. Objektide purustamine näiteks jalaga, eriti teatud kingadega. Ma olen sellega oli ka selle fetišiga seoses. Ma olen näinud sellist videot, kus mingisugune naisterahvas rääkis samamoodi, et temale makstakse mingit megaraha selle eest, et ta teeb näiteks mingeid erinevaid putrusid ja siis teeb seda džellit, vaata, nagu tarretist ja siukest. Ja siis ta kallab seda kuskile vanni ja nagu ise siis mingi tatsab seal nende jalgadega seal sees või läheb ja püherdab seal, vaata. Eelmises osas me rääkisime nendest õhupallidest, on ju, et mingile tüdrukule maksti selle eest, et ma arvan, et neid on tegelikult rohkem, aga lihtsalt need, mida mina tean, on ju. Et mida sa naerad. Räägi, ma kohe räägin, mida ma mõtlen. Jah, et siis, et neile makstakse selle eest, kui inimesed ennast nagu mingite erinevate huvitavate materjalidega nii-öelda või vaata mingi koostisosadega nii-öelda ennast siis kokku määrivad või teevad mingid piimavanne endale või ma ei tea, siuksed mingid imelik asi, mingi mannaputrud, et mingi terve persetäie on ju ja siis sa lihtsalt mingi oled seal. Nii, mis sa tahtsid rääkida? Ja ma tahtsin küsida, et mis fetiš see on, kui sulle meeldib nustada teise inimese peerupurgist?
mäletad, vaata, mingi see Ameerika jaa. naine sõi mingit hapukapsast, mingi kõike, mis läheb peeretama ja siis ta peeretas purki ja saatis need mingitele meestele. Ja nad maksid talle niimoodi, et selle väikese purgi eest $1000. Tõesti ja see õige. naine on miljonär praegu. Nagu reaalselt ta ja see naisterahvas on veel, ta oli nagu mega kena ka. Ta ei olnud mingi koll ega mingi vaatad, et mingi, ma ei tea, leidis mingi imeliku asja, millega raha teenida, aga ta pööras selle nagu väga enda kasuks, onju. Hakkas jah, aga ta lõpuks andis oma karjääri nii-öelda üles, sellepärast et ta seedimine ei pidanud vastu sellele pullile. Et ta sõi ikka igast kräppi endale sisse nagu selleks, et tuleks kõige hullem peer üldse nagu ja kõige hullemad kaasid. Ja siis kaaslased ka, kes tal seal läheduses olid, need kõik olid nagu, et kuule, come on nagu päriselt, et terve su elu keerleb selle kuradi pasamajanduse ümber, onju. Et päris crazy. Aga vaata, see ongi see, et mis inimesed enda jaoks leiavad, onju, et mis nende laeva kõigutab nii-öelda, onju. Et see võibki olla mingi täiesti friiki asi ja sa ise ei pruugi sellest ju teadagi mitte midagi. Ja eelmine kord me rääkisime jalafetišist, onju. Ja siis minul näiteks tehti ka siuke pakkumine. Oli selline inimene, kes kirjutas mulle, et ta maksaks mulle selle eest, et ma laseksin tal oma kinga või siis saapa taldu lakkuda. Nagu reaalselt, ma alguses mõtlesin, et see on mingi nali või keegi üritab mingit, ma ei tea. Ja ta täiesti nagu reaalselt ütles, et jah, et ma tahan ja sa oled minu mingi, sa oled jumalanna ja sa oled mingi, ta hakkas räigelt mingi ülistama ja tõstma mingile pedestaalile, onju, ja ta lihtsalt järjest kogu aeg kirjutas ja ta lõpuks saatis mulle endast ühe pildi ka, mis oli väga selline alandlik. Väga alandlik, ütleme nii, jah. Kas ta ei olnud politseinik ka tegelikult või? Jah. Et nagu, mida? Võimu esindaja. Mul lihtsalt ei olnud see meeles. Mulle tuletati see meelde, et miks sa sellest ei rääkinud, sest ma käisin ja minu jaoks oli see nagu nii naljakas. Ma käisin kõikidele seal, kuulge, te ei taha, et keegi teil mingit taldu lakuks. jah, et isegi raha makstakse selle eest nagu why not, onju. Aga nii julge samm temast, ta julges sulle kirjutada, et ta nagu, noh, küsija sulle antakse. No jaa, aga mina ei andnud ju. Ei, ja. No lõpuks asi jäi kuidagi katki. See, ma ei tea, võib-olla hakkas raha koguma. Ta leidis uue. Ma arvan, et hakkas raha koguma, sest sealt, noh, et nagu mulle saata raha, et mina talle siis, sest ma pakkusin talle varianti, et aga ma saadan postiga sulle. Nagu davai, ma saatsin oma kontonumbri ja saada raha üle, siis ma mingid kuradi kalossid leian sulle, mis ma olen nii ära reenanud. Kalossid? Nojah, mingid suvalised. Mul on täitsa pohhu ja las siis lakub terviseks, noh. Meeldivadki ju ka osadele, vaata ongi need ära kantud mingid juustuaisuga või mingi kasutatud sokid, kasutatud aluspesu. Nagu, miks? No jaa, aga võib-olla sa oledki mingi üksik, mingi 50-ndates mingi mees, kellel ei ole mitte kedagi ja siis sa nagu kuidagi üritad seda naise lähedust. Ma ei tea ju. Ma pole selliste inimestega isiklikult nagu rääkinud, sest inimesed ei julgeks never tunnistada, et neid see ajab käima. Vaata. Et väga huvitav oleks kuulda kellegi selliseid vaatenurki. Muidugi nagu raske on ennast nagu tagasi hoida, et kuule, kuradi fucking pervert. No. Aga nagu see oleks nagu põnev, et kus kohast see tuleb või kuidas nad selle avastasid enda jaoks või mingi imelik siuke kiiks või mingi asi. Vaata. Et nagu, mida? Pigem ongi jah see, et kuidas sa avastad siukse asja või nagu... No jaa, aga eks see on sama nagu selles filmis, millest me eelmine kord rääkisime. Et samamoodi, et tulid ju täiesti niimoodi ootamatud need asjad nende inimeste jaoks nagu välja. Mis nende siis neid väga nagu erutus on ju. Et see on siuke huvitav, jah. Huvitavad inimesed elavad meil siin maamuna pääl. Jah. Ja muuseas selle kuna see tallalakkuja saatis mulle endast pildi, siis ta ütles mulle niimoodi, et ma nüüd saatsin sulle endast pildi ja sa võid hakata minult raha välja pressima. Aga see on ju tegelikult üks teine kink, et sa oled nagu pay pig, see öeldakse inglise keeles, et sa oled nagu materiaalselt nagu võimutsed selle inimese raha üle, et sa oledki, sa põhimõtteliselt ei vasta talle mitte midagi, sa lihtsalt saadad selle kontonumbri ja kui saadab sulle, ma ei tea, mingi 100 € või 150 €, siis ütled, et
liiga vähe saatsid või noh, mingi sihuke, et sa nagu annad mõista, et liiga vähe kannab sulle veel, on ju, mingi niimoodi, siis selleks, et sinuga paar sõna vahetada ja niimoodi, et nagu teine inimene kontrolliks ja võimutseks sinu üle nii-öelda. Nõudsid siis või? Kuidas? Nõudsid siis või? Raha välja talt? Ei, ma lihtsalt mõtlesin. Aga samas on siuke asi, millega saad pärast ju nagu käru keerata, et nagu mingi ta nõudi või nagu... Jaa, aga tema saatis mulle sellise pildi ja kõik need tekstid tegelikult olid mul ju alles, on ju. Seda küll, jah. Jah, et ta ei oleks saanud seda nagu keerata kuidagi nagu vastu, noh, minu vastu nii. Ja. Et aga siuksed huvitavad, noh ei, neid pakkumisi tegelikult ju igasuguseid tulnud, on ju. Saadetud mingid, ma ei tea, see on võib-olla see, et mehed saadavad oma dickpikke näiteks. See on ju ka mingit moodi, et mida nagu see meesterahvas arvab, et kui mees saadab mingile naisele, ta mõtleb, et noh, päris kobe tots on, et davai, saadan oma dickpiki teele talle. Et nagu, mis vastust ta nagu sealt ootab? Ma ei tea. Mis see nagu on? Et vau, ma pole kunagi nii suurt riista näinud või? Või see, et ta ütleb, et issand jumal, et sul on nii väike, et miks sa sellisega üldse vehid siin või noh, mida nagu? Ma ei tea, jah. Mul oli ka kunagi üks tüüp, kes kirjutas mulle kogu aeg nagu, ma isegi ei tea, miks ta mulle nagu snappi sattus või nagu, noh, just, et me nagu ei vestelnud niimoodi nagu mingi, et ta mingi ala, kes ei tutvunud nagu selles mõttes. Aga talle siis nagu minu need mingid snapid ja värgid, noh, story'sse vaata kunagi nagu panin hästi palju asju ja talle nii meeldisid ja siis ta oli ka mulle mingi, et tahad, ma räägin sulle, mida ma kõike suga teeks ja siis ma nagu vaatasin ära, ma ei vastanud. Ja seal tuli mingi räige pikk kiri, mingi ma võtaks su ja ma viskaks su voodisse ja siis ma tiriks sul riideid ära ja siis ma ütleks sulle seda ja terve ja siis mingi ma suudlen su mingi, see on mingi nagu sisereis. Ja siis ma liiguks nagu nii detailselt nagu ja ma lihtsalt mingi... Ma arvan, et ta pani ona samal ajal. Kes sa oled ja miks sa mulle selliseid asju kirjutad nagu? Ja ta saatis ka mulle oma emi-pilte. Ja ta isegi kandis mulle raha, et ma vaataks. Ma ei pakkunud välja, et mingi maksa mulle, siis ma vaatan. Ma ei tuleks selle üks asja pealegi. Kuidas ta nagu sulle raha sai kanda? Sul on mingi avalik konto? Ei, ta ütles mulle, et kui ma maksan sulle, kas sa siis vaatad? Siis ma mingi, no muidugi vaatan, nagu nalja pärast saatsin oma kontonumbri. Ja tüüp saatiski mulle raha. Väga hea. Ja see ei olnud palju, see oli mingi 10 euri. 10 euri eest munni küll. Ja siis vaatasingi ja siis tuli mingi, noh, kuidas on ja ma mingi... Munn nagu munn ikka. Mida sa tahad ja ma ütleks nagu? Jah. Ma ei tea. See ongi nii veider, on küll. Et mida sa nagu ootad, et mõnel võib-olla nagu ongi, ma ei tea, 2 senti kusemist nahka, seegi sisse poole, on ju. Ja teisel on selline kuradi, noh, et mis nüüd saab siis? Nagu see on sinu keha osa, ma ei tea, ole õnnelik või noh, palju õnne, ma ei tea. Ma ei tea, jah. See on huvitav tegelikult, et mida nagu, mis nende inimeste peades toimub, on ju. Kui meie vaatajate hulgas on sellised mehi, kes on kunagi naistele dickpikke saatnud, kellega nendel ei ole füüsilist kontakti või midagi siukest, siis äkki te räägiksite ja valgustaksite meid ka. Te võite meile kirjutage mingi vale nime alt või ma ei tea, täitsa poogen, kui te ei taha nagu enda nimega. Noh, me ei avalikustaks seda nagunii, aga lihtsalt, et natukene seda tilgitagust võib-olla avada, et siis me saaksime teinekord teha mingi sellise episoodi, kus me siis räägime erinevatest, võib-olla loeme neid kirju, mis on meile siis saadetud nii-öelda, saaksime arutada ja võib-olla natuke rohkem lahti mõtestada enda jaoks. Nagu meistest aru saada, miks nad niimoodi teevad või mida nad ootavad. Sest vaata, naiste puhul on ka, et nagu kui inimene on sulle nagu, sa tahad talle meeldida või ma ei tea, et kuidagi, noh, mitte see ka, mitte et sa tahad meeldida, see on sama variant tegelikult, kui mehed saadavad oma dickpikke, ta tahab ka ju meeldida, on ju. Ma mõtlen, et kui sa nagu, sul on inimesega mingid intiimsed suhted ja teie omavahel mingi jagate mingit pilte, vaata, see on nagu fine. Kui sa tead, et sa saad inimest usaldada ja ta kuskil ei levita neid pilte, on ju. Ja nagu, aga noh, teistel puhkudel ei ole ju see niimoodi, et sa hakkad lambist kellelegi saatma, ma ei tea midagi, on ju. Siis oleks nagu veits siuke creepy vibes, et mida sa nagu, mis tunnustust sa siin üritad saada praegu, on ju. Et aga jah, et kui kellelgi on selliseid kogemusi, palun kirjutage meile. Aga samas üldse nuded, vaata, nagu nudepildid. Kui sa nagu, miks mehed üldse nagu teevad konkreetselt oma mingi vändast pilti?
naised ei tee ju oma argi vahest lihtsalt niimoodi nagu mingi niimoodi pilti. Mhm. Ma ei ole ühtegi nagu okei, ja kindlasti on naisi, kes seda teevad, aga nagu kui mees küsib naise käest mingid nude, sa oled ikka ju mingi peegli ees kuidagi niimoodi vaata mingi Ja. näiteks oled alasti mingi nagu midagi ikka nagu katad ära, sa ei ole nagu full niimoodi vaata mingi vaata siis. Et sa ei ole ju niimoodi, onju. Et nagu kuskil nagu mingi salapära võiks nagu jääda või nagu jätta kas või nagu alukad jalga ja tee kuidagi niimoodi või nagu ma ei tea. Sa, jah, aga võib-olla sealt tulebki see meeste ja naiste erinevus välja vaata. kuradi lükkad omal selle telefoni ja tripodi otsa, lähed voodisse, jalad laiali seal pildistad. On ilus vä? Jah. Et ei tee ju nii, aga mehed kohe tõmbavad oma kuradi võmba välja ja hakkavad pildistama, vaata. Siis on veel ju mingid nurgad ka, kuidas hoida, vaata, mingi pöidlaga niimoodi püsti ilusti, vaata, et ta näeks ikka suur välja ja joppa kollana. Õnneks ma ei ole tegelenud sükust asjadega juba päris mitu aastat. Jah. Jah, okei. Jah. Ma tahtsin just tühjaks rääkida lihtsalt, mis teema sellega on. Jah. Nii. Feederism. Partneri toitmine ja kehakaalu tõus võib olla seksuaalselt erutav. Sellest me rääkisime. Sellest me rääkisime jah, aga sellel on jah, et siuke eraldi vaata see, et... Eraldi kategooria lausa. Sest jah, et eelmine kord me mainisime mehi, kellel naised on ülipaksud, aga ja muudkui toidetakse, aga vastupidist varianti ma nagu... Seda vist on pigem vähem või? Et naine võtab mingi räigelt suure mehe. No ma arvan, et seal on nagu see loogika taga, et sa annad naisele süüa ja siis tal on nagu suuremad kurvid ja siis on mida katsuda, vaata. Mehel, noh, mida seal katsuda. Lõpuks kaob till ära ja siis... otsi luubiga seal rasvade vahel taga. Samas on ju paksu naisega hea ka seksida, vaata. Vahet pole, millise voldi vahele paned. Igal pool on ühtemoodi hea. Annika Luur. Ma olen nüüd natuke sõbralikum. Ei, aga noh, ma mõtlen, nagu positiivne on see ju. Miks? Ma mõtlen positiivselt, see meesterahvas vaata, et ta ei pea mis naine sellest saab, kui ta talle kõhu kuskile naba vahele lükkab? Ei no ikka tore, keegi pöörab tähelepanu ja küll nad siis lõpuks oma asjad aetud saavad ka, onju. Nagu, aga vaata, igatepidi sul on variante palju rohkem, kuidas oma meest rahuldada. Tõsi. Ja. Kas seda oled näinud? Reaalselt ma olen näinud mingi Facebooki, mingi DIY, vaata need mingid asjad on, need lollid, need DIY näete videod. Ma ei tea, kus ma seda nägin, ühesõnaga, aga netis nägin ja ma ei otsinud seda ise, vaid see tuli mulle ette. Ühesõnaga, kuidas mehed teevad endale kodus mingit taskutuissut. On niimoodi, et sa võtad topsi, 2 seda pesukäsna, vaata, lükatad sinna sisse ja siis sa paned kondoomi nagu sisse ja peale nagu ümber ja siis on nagu väike taskutussu, vaata. Samas ju, noh, või vana kooli ajal nii-öelda räägiti, et noh, nagu vana kool siis nii-öelda selles mõttes on ju, mitte et vanasti kooli ajal räägiti, et paned karvamütsi ja radika vahele ja kütad minna. Radika vahele, see on hea soe või? No soe ka ja selline, noh, tihkem võib-olla, kui ma ei tea ka ju. Radika vahel, kunagi olid ju need radikad. Olidki. See on ju... Noh, seal on mingi siuke vahe. Kõva ju. No pohhu ju. Tihke, noh, nii-öelda. Aga diivani vahele lükatakse ka, ma olen kuulnud. No, ma arvan, et igale poole lükatakse. Autosumpsi ja... Sellest ma ei saa aru. Ja, need on ju eraldi veel siuksed, kes armatsevad oma autodega. Eks abielluvad. I'm in love with my Toyota Corolla. She's so precious. I love her. Seda mingi, mis sul viga on? Sest, ma ei tea, jah. Inimestega ei oska suhelda, siis hakatakse autode ja patjade ja mingi millega iganes abiellumane. Ja, ma isegi saan rohkem aru nendest, kes on need seksnukud ja vaata siuksed. Ta on nagu natukene nagu inimlik, et tal on nagu mingi kuju ja sa paned talle mingi nime ja ta on seal mingi, nad teevad ju isegi neid mingid beebisid nendega nii-öelda. Sa võid ju paugutada sinna tema sisse küll, on ju, ega sa kuskil ei jõua. Sa pead ta ära loputama seal kuradi duši. Viid peale keppi, viid duši alla ja siis lased voolikuga survepesuriga lased kuradi tuti puhtaks ja... Oppi kui jube! Ma ei tea, kui ma oleks mees, ma ei suudaks vist. Mingit kummi, mingit täis puhutud, mingit asja nagu keppida. Aga vaata, tehakse ju täiesti, ta on nagu siuke inimese kujuga nagu. Ma ei tea seda konsistenti, ma pole kunagi katsunud. Aga nüüd on vaata seal mingi hot lipsides ja seal on need siuksed ju nagu pepud ka vaata niimoodi püsti ja siis on nagu kakaok ja tussu vaata. Et sul ongi silikonis siuke nagu konkreetne, et saad nagu ässi krääbida ja nagu kebotada seal. Laksu panema. Aga ta on ikkagi nii igav, ta ju ei
ta ei hinga, ta ei tee häält, ta ei ole nagu kehasoe, ta ei ole nagu no palju litakaid paned, küll siis mingid hääled ikka karjuma tulevad, hakkab. küll siis karjuma lõpuks hakkavad, peksad eluvaimu sisse. no ma ei tea, minust nagu nojah, selles mõttes, et ajab nagu häda ära küll, aga ta ei ole ikkagi see, mis on naine, ma usun. ei no kindlasti. aga vaata, võib-olla sa oled selline, et sa lähed peegli ette ja siis sa oled nagu ise ka selline enda peale. siis kahjuks sul ei jää midagi muud üle, sa pead midagi siukest ka. ostad selle 6 soti eest selle lamava perse. sul ei ole seda naist, kelle peale seda raha kulutada ju. tõsi. sest on ju need naised, samas on ju need torsod ka ja kuradi suured ristad püsti seal naiste jaoks ju. saad seal peal ka vangida. või mida iganes sa seal teed, onju. aga mõtle, kui sa hoiad seda või nagu isegi kui sa ostad endale selle. paned voodi alla, see riist on niimoodi seal. ei vaata. ja siis lapsed on mingi, emme, ma leidsin mingi issi. leidsin mingi pooliku issi sealt voodi alt. väga õige. ei, samas kui sul on mees olemas, ma arvan, siis sa seda ei osta endale. ei jaa, aga mõtleme, et sa oledki üksik, on ju, sa ostad omale selle mingi, mis sul on see mingi ema pead olema, sellepärast kus need lapsed järsku tulid siia no mängu. isa on kuskil. Need ei ole külalapsed, käivad sul seal. Läks piima järele, on ju. Okay. ja siis ongi sul seal mingid äpsid ja mingi suur emm ja mingi kõik jutud, on ju. Kuhu sa selle paned või nagu kuidas, ma ei tea. Kohvrisse paneks mina vist. Kohvrisse? jah, kohvrisse ja sahvrisse. kohvrisse ja sahvrisse, noh, siis on plaan paigas. olemas. Davai, nukid selle peale. nii, võtame siis järgmise. no. ongi see inflation fetish, fantaasiad keha või kehaosa täitumisest või paisumisest. Kehaosa täitumisest? See tähendab? See on nagu, mul tuleb sellega meelde kohe see, et kunagi, kui me lapsed olime ja laudas käisime, siis ma nägin, kuidas lehmad olid ennast täis söönud. Nad läksid nagu nii paista ja siis nad olid ja käpa. Nad ju plahvatavad ka ju. Ja siis kutsuti loomaarst kohale ja siis ta tegi mingi noaga mingi augu sisse sinna külje peale ja lasid selle õhu välja. Surma tagajärg, plahvatus. Ja sellest seda ma ei tea isegi, ma pole nagu. Mida ei tea? Et sellest fantaasia kehaosa täitumist või paisumisest. No, võib-olla see on see ka, et sa vaatad, kuidas ma ei tea, mängid seal natuke vilepilli ja ootad, millal su mehel riist kõvaks läheb. Nagu paisub või täitub. Ma ei tea, see on mingi... Mis seda mingi pehmet emmi hakkab lutsima seal või? No jah. Ja siis, kui ta tunneb, et läheb kõvaks, siis see on nagu sinu tehtud töö, vaata. Tänutundega vaatad seda riista. Okei. Ma niisama ajan kelpast. No comment. No comments. Nii, Cyper fetish. Mähkmete kandmine, lapseks kehastumine. Ja ma olen näinud seda ka Ameerikas, need mingid 30-40 aastased naised on mingi... Ma olen mehi näinud rohkem. Aha. On ka vastapidi, jaa. See on ikka täielik trauma lapsepõlvest. No sorry, me ütlesime küll, et me ei tee maha, aga see on ju debiilsus. Tuleb ja situb sinna konkreetselt sulle sinna mähkme sisse ja siis nagu tahab, et... Emme, ma kakasin! Ja siis mees on mingi... Ise tegelikult... Õige, see on mõlemad pidi nagu pervers. On küll. Nagu see, et kuidas sa üldse situd sinna mingi mähkme sisse nagu. Sul oli samagi juba tunned, et kuradi muki kraabib, sa juba jooksed vetsu poole, onju. Ja siis nagu hakka veel mingi seal... No, ma ei tea, noh. Teed selle väikse beebilapiga selle suure mehe karvase perse. Rõve! Okei, lähme edasi, ma ei kannata seda teemat. See on veider, jah. See on kohutav. Ja naised ka, ma ei tea. Siis panevad luti suhu ja siis on nagu need mingi väiksed kuradi... Need mütsikesed. Mingi mütsike on nagu jah, kübarake pähe või nagu mis ta selline pehmed mütsid, vaata nagu lastele pannakse. See on muidu nagu lastel mõeldud ikka, noh, et pea ei külmetaks. Ka päevamüts või mis nad ütlevad selle kohta? Ma ei tea, päevamüts. Alt kinni vaata. Jaa, aga lastel on, siis ta on nagu nunnu. Aga mitte täiskasvanud inimesel küll ei ole. Suur karvane mees. Paneb selle siis lutsuus ja siis on see mingi karvane ring paistab siit podi vahelt välja nagu. Rollimängud, sulle meeldivad ju. Ja, aga mitte sellised. See on ka nagu ikka valikuline. No muidugi jah. Transformation fetish, kujutlus muutumisest kellekski või millekski teiseks. See on muuseas viimane ka. Praeguselt nagu, et ma ei tea, see on siuke... Nagu... Ma isegi ei tea. Kelleks siis nagu superkangelaseks või
äkki jah? või see on ka nagu rollimängude kategooriasse läheb siis või? No see on nagu vaata, see on pandud nagu selle nagu eriline või kuidagi ekstreemsem veits. Mm. No eks need kõik on, mõndade jaoks on niisamagi, et kui sa võtad ja näiteks noh, ma ei tea, paned mingi paruka endale pähe ja oled nagu teine, siis on juba mingi oh my god, ta on nii kinki, vaata. Kas sa mäletad kättemaksukontoris oli kunagi siuke osa, kus oli vaata see Heidi Õigepaul, vaata see blond, see ilus naine. Ja siis tal oli see mingi krossiga kiiver peas ja siis ta sebis ühe naise mehega ja siis nad olid voodis. Ja siis tegelikult selleks ajaks, kui nad jõudsid sinna nagu voodisse, siis tema enda päris naine pani selle kiivri ja see mees rääkis talle mingi oi, sa oled nii metsik ja sa oled mingi nii siuke, et oma naisega ma ei saa üldse. Ja siis see naine tõmbas selle kiivri ära ja siis ta oli mingi et oma naisega ei saa ja lõi teda selle kiivriga ja tegelikult nagu see mees ei teadnud, kes seal kiivri all on, aga talle ikkagi meeldis see, mis ta sai. Ehk siis nagu miks nagu kuidagi, ma ei tea. Noh, see tegelikult on ju see, et kommunikatsiooni küsimus on ju. Miks sa nagu ei väljenda, nagu noh, et võib-olla oma naine, vaata see ongi, kui inimene on väga konservatiivne selline, siis sa tegelikult ju ei julgegi talle öelda, kui sa oled inimesega juba pikemat aega koos olnud ja siis hakkad järsku rääkima mingi, ma tahaks tegelikult mingi, noh, mul on see mingi teema, mida ma tahaks proovida või mingi selline. Sa ei tule hiljem juba sellega, kui sa inimene arvab, et ta teab kõik. Teine naine või? Ei. Et tegelikult ongi see, et tulekski nendest asjadest algusest peale rääkida, kui sa saad inimesega tuttavaks. Ja. Et kui te nagu juba lähete sellisele teele. Aga ju võivad tulla ajaga ka, et sa järsku tunned, et kuule, et... No kui oled mingi 10 aastat koos, siis ei tule järsku ju. Miks? No ma ei tea, kui sul on mingid asjad, mida aga millest me räägime täpselt, ma ei saa aru. Nagu mingitest fantaasiatest või vaata, et nagu see sama, sa räägid see kiivriga, see on ju. Et ta on kuidagi väga siuke metsik või noh, mõned ongi on ju see, et ma ei tea, naine on nagu kuradi meritäht seal voodis, mitte midagi ei tee on ju. Ja siis on ka mingi, ma ei taha seksida, pea valutab kogu aeg ja mingi. Noh, või kui saad orgasmi, siis see võtab peavalu ära ju. Ma olen ka kuulnud jah, et see aitab. See aitabki. Et nagu, tead, mis on kõige ägedam poos või? Noh. Hundi poos. See tähendab seda, et naine on seal kuskil pikal ja mees ulub augu juures. Okay. Ma mõtlesin, naine ulub kuskil diivanil ja mees vaatab pealt. Naised, jah, ma ei tea, võib ka vastupidi olla äkki, kui keegi tahab. Issand, mul on ka räägitud igast mingid nendest poosidest mingi, ma ei praegu ei tule meelde, mis see on mingi pumpamine või mingi siuke värk. Ma ei tea, mingi täiesti haiged asju välja mõeldud ja nimed nendele pandud ja siis inimesed päriselt teevad ka neid asju. Mind kohe nüüd hakkas huvitama, et see pumpamine tähendab. Mingi näed, mis oli mingi raketipump või mingi siukene niimoodi, et naine on nagu mingi seal turiseisus, jalad laiali ja siis mees enda peal ja pumpab. Ja. Mingi siuksed, jah. Aga need on ka, mõned võtavad mingi, Kama Sutra teeme. See ei ole ju mugav. Täpselt, minu mõte. Mis ma olen seal kuradi käte peal seisu teen ja siis teine tuleb ja kuradi kütab kuskilt nagu. See ei ole minu jaoks mingi, ma üritan ellu jääda, saad aru. Mitte see, et kas nagu, oi, nii hea, mingi hakka, siis sa hakkad juba feikima, see ei ole nagu. Vaata, mina ei arva sellest feikimist mitte midagi, sest kui sa nagu hakkad seal mingi, ma ei tea, et selleks, et teisele head meed valmistada, et temale näidata, et ta on mingi kõva tegija, tegelikult sina oled kaotaja ju. Ise valetad, nagu ise endale vaata. Kui sa ei räägi, kui keegi teeb midagi, siis ütled kohe, kuule, mida sa teed praegu? Come on. Ja ma niimoodi ei ütle, ma jään vait. Ja siis tavaliselt on nagu mingi, et miks sa vait oled? Ma mingi, mulle ei meeldi. Ja see on korras. Aga seda on õnneks harva. Ja see ongi vaata, et tuleb nagu nendest asjadest rääkida. Täpselt, see on kõige olulisem. Kommunikatsioon. Ja, on. Et kui kellegi tutvute vahemälu sai täis praegu. Akku sai tühjaks. Akku sai tühjaks. Ja, võtame paar veidrat seksifakti ka siia lõppu. Kaua me oleme rääkinud? Pool tundi juba. Vana-Egiptuses kasutati krokodilli sisikuid rasestumisvastase vahendina. Sisikuid? Ma arvan, et need on äkki nagu mingid väiksed mingid... Pojad või? Äkki mingid pojukid. Ma ei tea ju. Guugelda kiirelt, mis sisikud on. Kirjuta krokodilli sisikud. Väga huvitav. Sisikud. Need on äkki jah mingid.
no samas see ei ole loogiline, et sa sööd omale krokodilli lapsi sisse selleks, et mitte ise rasedaks jääda. Sisikud, äkki see on mingi mürk, äkki mingi maamaalad? ei tule siit midagi. Äkki see on valesti kirjutatud? Äkki on jah. Äkki on mingi soolikad? Ma ei tea. Sisikud. Orgasmi ajal kaotab inimene hetkeks osaliselt ajukontrolli. Päriselt või? Eriti prefrontaalse ajukoore tegevus langeb. Ei ütleks. Siis on vaata võib-olla mingi sihuke kergem orgasmi vorm. See on lihtsalt nagu mingi okei. Lähme päevaga edasi. Ei, aga mis see siis... Et ei ole nagu mingi what the fuck, nagu täiesti kuradi ilutulestik ja ma ei tea, mida lendab. Näed. Mehed võivad orgasmi saada aga unes ilma igasuguse füüsilise stimulatsioonita. Seda nimetatakse märjaks uneks. No see on nagu jah. See on ju see mingi tiinekatel on see mingi esimene seemne purse või ma ei tea, mis asi. See on ka nii huvitav alati, ma meestelt küsin, et kas sa mäletad? Ja et mida sa unes nägid ja mis sa hommikul tegid, mis sa emale, no alati ikka ju. Ja emad tulevad ju mingid voodid tegema ja siis vaatad, lapsel on voodimärg. Ma olen kuulnud sükest asja ka, et noored kutid teevad niimoodi, et neil on nagu mingi see seksisokk. Et jobistavad sinna soki sisse ja siis on niimoodi, et ema läheb pärast hakkab seal korjama ja siis on terve kuradi voodialune mingid kuradi kuivanud sokke täis. Mõtled, mida kuradi. See on kui jube. Jaa. Kus saad sokki, see on ju kare. Aga ongi nagu rohkem seda fractionit, noh, kuidas see on eesti keeles? Tekstuuri või? Ei, nagu... Grippi või? Ei. Mida? Sokku jääb kinni niimoodi munnist. Aga tegelikult on ju, mõtle, kuivab ära, mõtle kui valus. Ei no, sülitud vahele ja... Issand jumat. Sa päriselt näitasid, kuidas sülitada ja taguda praegu. Aitab, üks natuke üle piiri läheb. Ja, kutsuge korrale. No, mis veel? Naised saavad orgasmi ainult mõeldes ilma füüsilist puudutust kogemata. Vaata seal kuskilt telekas oli ka mingi naine, mingi oli see. Oli ju. Keegi näpitada kuskilt tooli alt. Äkki oli mingi surmegi kuskil. Jah. Ja kui see oli nii loilakast, et need saatejuhid lihtsalt vaatasid pealt. Ja siis see on seal mingi... Jaa, oli jah. See oli nii napakas vaadata, jah. Et okei, et kui sa tahad sükest asja nagu proovida, et äkki peaks oma ette... Aga ma saan aru, ta tahtsid nagu inimeste teadlikkust tõsta selles mõttes. Sest tegelikult see ongi nagu reaalne, see ongi võimalik. Oled proovinud või? Jaa. Tuli ka siis või? Ei. Ma ka ei tead, kuidas sa kodus mõtled. Lihtsalt olen seal. Aga jaa, mul on siuke huvitav kogemus olnud küll kunagi seal kuskil jaanitulel oli see. Seda ma lihtsalt kõikusin niimoodi nagu jalalt, nagu veits hull, vaata, selline tüdind ja tülpind. Ja kõikusin seal niimoodi ja siis oli küll siuke tunne, et issand jumal, varsti hakkab midagi tulema. Nagu see oli nii veider, ma ei tea. Noh, paljud räägivad, et jõusaalis. Jaa, ma tahtsin ka just öelda, et... Aga see oligi nii veider ja mul oli siuke, oh my god. Ja päriselt, aga ma ei saanud üldse aru, nagu millest see tuleb. Teised vaatavad kuradi... Ei olnud mingi, et kuradi tuss oleks kuskil viilu vahel olnud või midagi. Mitte midagi siukest ei olnud. Ma ei tea. See oli mingi väga veider. Ja polnud seal ka kedagi, kes oleks nagu kuidagi nagu visuaalselt stimuleerinud mind või midagi. Mitte midagi. Lambist mingi. Mingi tuli kõrvetas kuskilt, jah? Jah. Ma ei tea. Aga jaa, et jõusaalis vaata ka, et mingid teatud seda harjutust tehes, et siis võib olla selline, et sul on tagajärjed seal. Ei tea, pole kogenud. Rooma keisritele meeldisid seksiorgiad, kus osales 100 inimesi. Jah, seda ma olen filmidest näinud küll, see tegelikult ongi nagu reaalne. Mõned inimesed kogevad orgasmi aevastades, see on seotud närvisüsteemi ristsignaalidega. Muidugi iga kord paned kuradi atšõu ja siis ju... Aga ma olen näinud kunagi mingit seda filmi ka ühest, see oli mingi dokumentaalfilm ühest naisest, kes ju, temal oligi see, et ta kogu aeg saigi nagu orgasme.
aga siis on juba nagu ei ole ju. See ei olegi. Aga mõtle, tal oli mees ka seal kõrval, kes siis nii-öelda nagu toetas, aga tal oli täitsa häda, ta ei saanud kuskil minna, aga kogu aeg oli nagu värises seal. See on jube. Aga siis nagu sa ei saagi, see ei ole üldse... Nagu... Siis sa ei taha ju üldse seksida ka enam, ja su mees on õnnetu ja see on kõik õnnetud. Jah. Ja samas on see, et kui selle saad algusest tuttavaks mingi mehega, on ju, see ei pane sulle näppugi vastu, juba saab mingi... Siis mees juba, issa, ma olen ikka nii võimekas. Oh my god. Ikka, kurat, ma olen ikka äge mees. Jah. No, pane viimane. Seks põletab umbes 100 kalorit 30 minutiga. Rohkem kui enamus YouTube'i treeningvideodes. Ma olen ka kuulnud, et isegi mingi suudlemine ja kõik asjad, et ala mingi, et ma ei lähe jooksma, et ma pigem panen oma mehega tatti või midagi. Ja see on tegelikult ju ka, et sa nagu mingi, sa lähed nagu nii sinna, oleneb, kui sa lihtsalt mingi niimoodi teed. Ja vaatan, et see musitamised on ka siuksed erilised. Mõned teevad ju mingi Pluto musi, mingi lakkuvad, ilastavad, lükkavad sulle keelt kurku kuskile, katsuvad su kuradi söögitoru põhimõtteliselt nagu. See ei ole isegi nagu naljakas. Tõmbavad eilseine välja. Jah, come to papa. Ja nagu siuke... Ja siis osad on täitsa vastupidi. Mõned on nagu siuksed, jah, siuksed kuivad ja sellise... See ei ole isegi suudus, see ei ole, ma ei tea, mis asi see on. Jah. Selle aanusega võid ka musitada seal, see on ka rohkem kuradi. Tuleb vähemalt mingit äkki emotsiooni sealt. Mõni vahepeal. Juu! Sa oled rõve. Olen küll. Oled jah? Jah. Ma arvan, et tõmbame otsad kokku. Tõmbame otsad kokku ja siin läheb üle käte juba. Me oleme kained, et ärge muretsege. Me ei propageeri purjus peaga sõitmist, et kuna me oleme siin autos, on ju. Jah, täitsa kained. Täitsa kained. Et aga me ükskord, kui meil see asi läheb suuremaks ja kui te näiteks aitate meil kasvatada TikToki kontot, siis me hakkame tegema live niimoodi, et me teinekord võib-olla teeme seal paar korda sellist laivi, mis on nagu... Joome ja laivitame ja küsime tona ja sõimame teid tuutudeks. Ja siis paneme nimetuseks, me oleme universumi jumalannad. Aga ei, see nali naljaks, aga nagu täitsa reaalne mõte. Jah, et minge jälgiga teistel platvormidel ka. Jah. Et siis meil peab olema seal TikTokis mingi 1000. Et praegu veel ei ole. Veel ei ole tõesti. Kahjuks. No me ei ole tegelikult sinna eriti postitanud ka, et meil on mõtted olnud, aga meil on ajalised limiidid peal. Kahjuks. No meil on keeruline see, et me elame täiesti ju eri kohtades. Et selles mõttes on veits keeruline, aga me saame hakkama. On ju? Ja. Olgu. Aga olge mõnusad ja otsige oma kinki. Ja kirjutage meile, palun. Kirjutage. Siis me teeme ükskord episoodi, kus me räägime teie nendest imelikest asjadest ka ja võib-olla siis saavad teised ka teadlikumaks. Ja et äkki nad ei olegi ainukesed, kellele need imelikud asjad meeldivad. Täpselt. Teid on rohkem ja saate kõik kokku hoida. Sest loome tallalakkujate kommuuni. Jah. Okei, davai. Ciao. Ciao. Gotta catch another fight. The apple bottom make them wanna bite. I just wanna have a good night. I just wanna have a good night. Hold up.